tere, olen kutseline kinnisvaramaakler ja kinnisvarainvestor Lauri Esko Harju kinnisvarast ja täna näitan teile ühte suuremat pettust või skämmi või sellist kõige suuremat arusaamatust hindade suhtes, mida saab üldse kinnisvaraturul külvata. Ma toon teile lihtsalt näite siin laivis. Nii, ma olen ühel kinnisvaraportaali lehel ja siin on siuke tore asi, kuidas ise müüa kinnisvara. Nii, kui mina olen nüüd naiivne omanik, vaatan, palju võiks siis minu korter maksta. Lähen siukse toreda asja peal nagu korteri hinnakalkulaator. Vajutan siia klõpsti ja juhuslikult on mul üks kokkupuude ühe korteriga, mis asub meil Seebi tänava 1 majas. See on meil Endoveri torn, Tondil, uus maja. Ja vaatame, palju see korter võiks maksta siis. Võtame siia alusta. Ja nüüd targad masinad hakkavad hinda genereerima, nii 2020 aasta paneme korrus, paneme näiteks 7, paneme tube 2 ja pinda on meil 43 ruutmeetrit. Rõduterassi seal pole, sauna pole ja seisukord on meil heas korras. See on selline korter, millega mul just kokkupuude on olemas ja seda hinda ma tean päris täpselt, palju siuke korter seal majas võiks maksta. Paneme e-maili ka. Nõustume poliitikaga ja nüüd et nüüd ma sain teada, et minu korter seal majas võiks maksta siis seal Seebi 1 majas, mis on Endoveri torn, 2020 ehitatud, 2 tuba, 3 ruutu, võiks maksta 242 000 eurot. Nii, keskmine hind siis. Anna raportile tagasisidet. Nii, ja kui ma nüüd päriselt omanikuna võtan selle hinna, lähen sinna portaali ja panen selle korteri selle hinnaga müüki, siis võib-olla ainuke kiri võiks tulla mulle küsimusega, mis teil viga on. Et siin tuleb ju ruudu hind, vaatame, palju meil ruutmeetri hind tuleb. Nii, 242 000 jagatud 43 ruuduga, tuletan meelde. See on 5600 eurot ruutmeeter. Tegelikkuses on sama korter meil hetkel ka müügis hinnaga 185 000 ja me oleme omanikule maininud, et reaalne müügihind võiks olla 170 000 euro juures. Nüüd kujutage ette, kuidas saab panna see kalkulaator, mida inimesed peaks päriselt kasutama, hinna mööda 70 000 euroga. Ja sealt see tulebki, et minu kinnisvara on nii kallis, maksab nii palju, on nii hea, sest ju kalkulaator, mis peaks olema usaldusväärne portaal, ütleb meile niimoodi. Nii et veel kord, kui te soovite enda kinnisvara müüa, soovite teada kinnisvara hinda, siis olge hea, võtke minuga ühendust. Meil on olemas päris mitte portaalid, vaid päris andmebaasid, kus me saame siis võtta kinnisvara hindasi ja ütleme teile ausalt, palju teie kinnisvara võib maksta. See, mis praegu siin toimub, see on, seda ma isegi ei oska öelda, mis asi see on. Ma pole siukest lollust ammu näinud, et ma kuidagi kogemata koperdasin tänu ühele kliendile selle otsa, kes ütles, et ma vaatasin, palju mu korter maksab, et võiks sinna kuskil 350 000 olla. Mõtlesin, mis asja sa ajad, kus sa see hinna said? Ma siit kalkulaatorist vaatasin, et siuksed kalkulaatorid ei ole usaldusväärsed, hoidke neist väga-väga kaugele eemale ja kui tahate teada saada hinda, siis võite näiteks võtta vabalt ühendust minuga. Ma loodan, et see video teie jaoks hariv ja kasulik. Või kui ei olnud, siis ma loodan, et vähemalt oli natuke humoorikas. Aga aitäh vaatamast ja kohtume järgmistes videodes.